Selles videos me lähme avastama kummituslinna, kus vanasti elas 40 000 elanikku, kuid alles on jäänud vaid 12 nunna, kes elavad siiani 15. sajandi rütmis ning valvavad seda pühapaika. Ma arvan, et siin on olnud väga palju surma. Aga et meie retk oleks veelgi ägedam, tuli meile külla ka meie semu Alex Aus, kellega järgmised nädal aega me hakkame vallutama kämperiga Peloponnese poolsaart. Me lähme avastama metsikuid džungleid, võimsaid koski, utoopilisi paradiisirandu ning elavat Kreeka ööelu. Aga et meie esimene retk võimalikult edukalt ära teha, läksime õhtu enne esimest avastuspäeva Kloostri mäe jalamile, et drooniga natuke eeltööd teha. Siin on kõik nii kaunis. Mulle meeldib elu vaadata. Tähendab, ma kõlan päris filosoofi moodi, aga... Nüüd, kui me teadsime, mis meid homsel retkel ees ootab, läksime tagasi baasi, et järgmiseks päevaks oma akusid laadida. Nii, sõbrad, tulge vaadake, kuidas kana teha. Teed väiksed ribad. Mõlemad poolt maks 2 minti. Ülikuumal pannil. Ja vaata. Ülimaitsev. Ma pole kunagi nii pehmet kana söönud. Väga hea maitsev. Väga hea. Mis on? Minu kaunile Kreeka salatile pandi kana vedelikku. Kas sa ise ei oleks pannud seda niimoodi? Ei, that's so weird shit. That's so weird shit. Nii, põhimõtteliselt me oleme jõudnud siia selle värava juurde, kust me saame üles matkata selle toreda kloostri juurde. Nüüd see ei ole naljakas. Sa pead ütlema. Kas kui ma kloostris situn, siis see on holy shit või? Haha. Vaadake, küll vaada. See kogu see linnaala, seda kutsutakse surnute linnaks põhjustel, mida ma täpselt ei tea. Aga ma arvan, et siin on olnud väga palju surma. Aga üldse see kõik näeb siin väga epic välja. See on nagu võimas. Kujutad ette, et siin elasid mingid inimesed ja mingi full melu käis. Ja siis seal kloostris veel elada tundus väga epic, et sul on nagu, oledki põhimõtteliselt king. Aga mis on veel huvitav on see, et seal Täitsa mäe üleval on veel mingisugune kindlus. Ma ei tea, kas seal elas kuningas Täitsa või? Seal on hobun üleval. Oota, vaadake, kohe puu tagant tuleb välja. Mis siin eesel? Siin eesel. Siin on nunnad. See ongi ju nagu päris munk. See nunn on Mikkel. Siin tegelikult väidetavalt peaksidki, see on üks vähestest kloostrites, kus toimub selline argipäevane nunnade toimetuste tegemine. Midagi. Ikane. Lõbe. Edasi. Lasi kalla. Nagu te näete, siis siin on palju poolikuid maju. Vaata, see vend ongi terve selle asja ehitanud. Vend, kes alustab asja, aga siis ta kohe lõpetab selle tegemise ja siis alustab kohe uut. Ja siis sellepärast siin ongi hästi palju poolikuid maju. Kuigi alguses me olime üsna ülemeelikus tujus, siis mida ligemale me Pantassa kloostrile jõudsime, seda rahulikumaks me ka muutusime. Üks põhjus, miks see klooster nii kõrgel on sellepärast, et mungad ja nunnad ei oleks nagu kogu sellise ilmalike inimeste sellise müra seas, ehk siis seal linnas või külas. Ja millega need nunnad või mungad siin tegelasid olidki see, et nad pressisid oliivõli, küpsetasid ja palverändurid, kui tulid, siis kostitasid neid ja tegelesidki vaikselt jumala teenimisega. Just täiega müristas, aga see tuleb kõige parem koht, kus sellise tormi ajal olla, kuidagi nii turvaline tundub siin. Ja, võib-olla sellepärast, et jumala kaitsmiste koht on. Selle kloostri nimi on Pantassa, mis siis põhimõtteliselt tähendab kuninganna või et on kloostrite kuninganna põhimõtteliselt, mis näitab, kui võimas see sellel ajal võis olla.
siin aastaringselt elavadki nunnad, ehk siis nunnad on kogu aeg siin, aga need ei ole enam nii palju, umbes 10 nunne elab siin kogu aeg. Ta ütles ka, et siin on raske nendel nunnadel, et et tänapäeval see ei ole obviously nii populaarne, et ma ei tea väga ühtegi noort inimest, kes tahaks näiteks nunnaks saada. Kuna nunnade arv kogu aeg väheneb, siis kas tulevikus ei ole kelle nunnasid? Ma ei tea fakte, aga see on mu nagu loogika, et nunnad võivad mõelda, et nemad on selle koha põhielanikud, aga tegelikult omavad seda kohta ikkagi kassid. Kuid see Pantanassa klooster oli vaid väike osa selle mäe uhkusest, sest vanasti elas seal ju pea 40 000 inimest. Seega surnud linnast oli järele jäänud veel hulganisti varemeid, mille saladusi me edasi avastama läksime. Praegu tundub ainuke hetk, kus oleks aktsepteeritav Eestis öelda, et ma olen pilves. Sest et ma olen pilves. Vaadake, kui oma silme ei seleta, siis võtad telefoni kätte. Siit ei ole sisse näha ja vaata nüüd. Liigun. Pomm. Ja on siis täielik koobas. Suured kaevandusmüürid, seinad. Väga äge. Vaata, Mikkel, sealt läheb selline pisikene trepp, mis kunagi viis torni. Täiega lahe. See on üks lahedamaid losse, kindluseid kloostrei ehitisi, kus ma olen kunagi käinud. See on tõeliselt lahe siin. Mul on siuke tunne, et täna on nagu absoluutselt perfektne ilmaeg üldse, et seda kohta avastada. Turiste peaaegu, et ei olegi. See maagilisus, need pilved, see udu nagu holy, nagu reaalselt holy. See on väga holy. Plus see oli liiga palav, et Plus ei ole üldse palav. Siin saad nagu teha asju üles ronida mäest ja on üli chill. Täiesti perfektne. Ei no, täiesti maagiline. Me kõndisime sealt alt veel ülespoole ja tulime täbitsa siia mäe tippu. Ja see vaade, nagu ei näete, on lihtsalt imeline. See org siin on Euratase org ja minu arust see on nii hea koht kindluseks, sest kõigepealt sa oled mäe otsas, pluss siit kõik ümbritsevad sind mäed. Siit poolt, sealt poolt. Mihkel on seal drooniga. Lihtsalt väga imeline koht, kus elada ja oma kindlust ehitada. Ja seda väga lahe koht, mida kindlasti külastada, kui siia kanti satute. Nii lahe on näha, kuidas päike paistab nendesse kohtadesse. Nii ilus.
on aeg teha väikene einestuspaus. See on siis tänane haul, et sellised pähklid. Järgmiseks üks täiesti tavaline kurk, tuunikala. Of course, gigante soad tomatikastmes ja seemnesai ja septikud. Ja siis meil on veel mingisuguseid saiakesi. Sul on seda krõmpsu, aga samas sul ei ole nagu liiga nagu siukse fast food nagu reveda snäki maitse. Alex proovib praegu selgitada Mihlile, miks peaks sööma kirstomateid ja selliseid pähkleid koos. Palju lihtsam on lihtsalt süüa kõigepealt pähklid ära ja siis süüa tomatid peale. No aga see ongi põhimõtteliselt see, sa võid nii teha ka. No jälle, sa ei või nii teha. Ma lihtsalt ütlesin, et proovi nagu mõlemad koos. Ma ei taha, see on tundnud nii tõbe. Ei ole. Sul on seda mahlasust, veits happelisust ja siis samas sul on seda krõmps. Anna mulle 2 tükki. Ei, good stuff. Võiks nagu okse siuke. Ära hakka. Oled praegu hullemaks kõike. Kui tõbe. Mis on inimesed, kuulake kokka. Mida eelhüppelt? Ma mõtlesin, kas sa üldse ländid koju. Olime surnud linna kõik nurgatagused läbi käinud. Seega oligi aeg kämperil uuesti hääled sisse lüüa ning edasi liikuda. Valisime järgmiseks sihtkohaks Kalamata linna ning sinna sõitmiseks oli meil 2 valikut. 105-kilomeetrine igav kiirtee või poole lühem trass otse läbi Taigetose mäestiku. Ning kuigi kilomeetreid oli seal pea poole vähem, siis võtab see tegelikult kauem aega, et läbida. Ning me valisime just selle teise valiku, sest see on legendaarne tee, mis on sõna otseses mõttes kaljude vahele raiutud. Hooli tõe! Ning just seda teed mööda liikusid kunagi Sparta sõdalased Messeeniasse. Sellisel teel sõites ma tunnen küll, et mul on keskendumine ja fookus teel 110%. Nüüd me oleme sellest orust ka nagu enam-vähem välja sõitnud, aga siis, kui me olime ikka nende suurte kaljude vahel, siis täielik selline aukartus tekkis. Välku lõi, vihma täiega tuli ja sa sõidad mingi kuristiku äärel põhimõtteliselt. See väga selline nagu õpetav kogemus, õpetab väga palju auto juhtimise kohta, aga lihtsalt selline nagu eriti nende suurte kaljude kõrval olla nii pisikesena oli väga lahe. Mõtle, kui siin kuskil hakkaks talvel veits mingi lund sadama või midagi sellist, sest kreeklastel ei ole nagu talverehve, võib-olla mägielanikadel on, aga enamalt ikkagi suverehvid, eks ole. Siin oli just lumemärk. Siin oli just lumemärk, et siin võib lund olla. Ehk siis sellistel teedel sõita lumiselt suverehvidega tundub väga ohtlik. Oh my God, good grief, lost any sort of belief, self-made authenticity, think I need a relief, screaming loud while I crash out. Oh my God, good grief, not far from tragedy, fake famous celebrity, red carpet in front of me, figured out. You think you're so clever, you crack under pressure, can't be put back together. Pay for likes by the hour, no roots wilting flowers, now that you've been exposed. Ja järsku tuli mul drooni lennutades ette error, mis ütles, et pult kaotas drooniga kontakti. Seega, siin te näete, kuidas droon proovib siis üle mägede ja oliivisalude minna kilomeetrid tagasi sinna, kus me autosõitu ja drooniga filmimist alustasime. Seega peatusime koheselt auto ning jooksime Aleksiga välja drooni otsima. Just kogesin seda, et droon läheb kaduma, aku saab tühjaks ja me jooksime koos Aleksiga, Aleks on seal teisel pool jõge ja jooksime läbi oliivisalude üle aedade ja absoluutselt väga äge kogemus. Droonipoisikene on ilusti, sai hakkama, sai siia ländida iseseisvalt, aga vaadake, kui kena vaade siin on.
Raan on igal juhul valinud väga hea koha, kus landida. Siin võiks kämpidagi nagu. Aleksil on täna hea tuju. Käisime just väikselt retkel, seega ta oli keset oliivipuu põldu. Ta oli tegelikult eravalduses, aga me pidime 2 väravat ületama selle jaoks ja peaaegu oleks koer hüpanud Miklile taha jalga reite, aga ta vaatas, et need püksid on nii pasased, et ta ei läheks sealt oma keelt mustaks näha. Ühesõnaga õnnelik õnnetus, nii nagu öeldakse. Ning edasi me sõitsimegi Kalamata linna, kuhu olime planeerinud ühtede peretuttavate eestlastega ühe õhtusöögi. Kuid taverna ees leidis Mihkel endale sõbra. Oh yes, tarnished are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Ta on natuke hirmus. Ma olen üle 6 aja. Tõeline Itaalia pole külake 5000 teha nagu. What German? No. Riga, okay. Similar to German artists, yes. Thank you. Nüüd me oleme tulnud Aleksiga siia turule, et osta igast head kraami ja sellest teha täna üks väga maitsev lõuna. Mis asjad need on? Ta läks esimese asjana mingit maltsa võtma. See ongi malts, aga see maitseb Miklile hästi. Rahaga. See on hästi tervislik. Mina olen raha ja annan selle raha ka. Mihkel, mis see on? Mis jura see on? Räägi mulle nüüd natukene. Mida? Kõik võtad. Oh, maybe this Oreo. Ta võttis 3 kilo nõgest. Ja see maksis 2 eurot. 2 eurot kotitäie maltsa eest. Need me nüüd keedame ära, paneme juurde sidrunit, oliiviõli. Need maitsevad enam-vähem nagu brokoli ja on super tervislikud. Tervis tuleb hea, tuju tuleb hea, vitamiinivarud täis, energia tuleb... Mis sa vat? Mis sa patrad? Cremidi paracola. Ena juurde? Ennäkin mis soo. Pendel pida. Ena mis suu? 10 senti. Abdo? Ja, se on pulissa. Unes palades exterior. Ena mis suu? Thanks. Nii, meil on juba kotitäis maltsa, 2 kreipi ja kotitäis sibulat. Ja meil on läinud nagu mingi paar eurot. Kas täna on parakolo? Ja need kõik kastanid ma võtan lennukiga Eestisse, et viia mu kallile vennale Jakobile, kellega me siin Kreekas ei jõudnud kastaneid teha, aga siis teeme Eestis. Igal juhul turumelu on väga suur, vana mutikesi. Turule jõudnudki. Me ei ole veel turule jõudnudki. Ühesõnaga, ma olen väga pinevil, põnevil. Meil on siin nii palju ilusaid asju, nüüd me peame lõpuks otsustama, mida me süüa täna teeme. On teil mingisugust soovi, öelge ja ma täidan selle. Ma olen nagu Aladin. Seda kala tahaks. Nii, see on okei. Ma võin kõrvale teha mingisugust. Ja tooge автопсарja. Ωραία. Θα τα καθαρίσω και αυτά. Άμα δεν είναι ξέρεις και είναι χλωρές. Ευχαριστούμε και εμείς, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Το μανταρίνα, παρακαλώ. See on tõesti odav, 1.50 mandariinides, see on päris asjalik. Καλημέρα. Καλημέρα. Μη ενός.
vaja võtab siuksed kogused, et ma ei tea, mis perekonda me toidame. Minu arust, kui viinamarjad maksavad kilo on 3,50, siis tasub neid võtta, süüa, sest kui me läheme Eestisse tagasi, siis lihtsalt Eestis ei ole võimalik saada nii häid, nii värskeid ja nii hea hinnaga nagu asju. Minu arust pole kõige magusamad, aga nagu... Panda kodinale, ma ka. Praegu kukema. Teile ka. Pistad niimoodi? $60 ainult, nagu kõik asjad on nii odavad. Ja minu arust eriti lahe on see, et enamus asjad on tulnud siit samalt Peloponnese poolsaarelt, ehk siis väga lähedalt. Mis on nii lahe osta värsket kraami novembris, mis on tulnud sul lähedalt. Ohi saab kuulama. See viin, mis arvad asjaga maitse, maksab €2. Meil on nüüd väga palju süüa. Paariks kuuks arvatavasti peame isegi Eestisse võtma osaliselt toidu, sest et lihtsalt seda on päris palju. Ei ole. Aga vähemalt on veini, teeb tuju heaks. Nõus. Nagu te aru saate, siis turg on üks minu lemmikosadest Kreekas, sest Kreeka turg on lihtsalt imeline. Need asjad, mis me saime, selle raha eest, mis me saime, on nii lahe. Need samad eestlased, kellega me käisime eile õhtustamas, nüüd me lähme nende juurde, et seal teha üks mõnus ja rikkalik lõuna kõikidest turult ostetud komponentidest. Aleks, kuidas läheb? Väga ägedalt. Panime kalad magama. Täpselt nagu oleks voodis. Kilud karbis! Nüüd toimuvad välja kaevamised. Ma ei tea, kalas. Kas ei tea äkki muud? Tuleks niimoodi avada ja siis suur luu nagu ära võtta. Suur luu. Koos kalapeaga? Kalapeaga. Jah. Kuna meil oli Anti ja Grete juures tõeliselt tore, siis otsustasime sinna ka ööseks jääda. Ja viine on. Ma pean laseme ainult ühe siis. Ei, vaata ühe ja kui oled ruskad kokku. Aga sa ei tohi nii püüda, sa pead nii püüda. Nii või? Aga ikkagi või? Nii või? Ai, ma saad kätte lihtsalt. Oota. Aga täna on. Mä näen, et saab kergemalt vedada. Sa ütlesid, et sul ei pea tegelikult. Näiteks sul tagavean auto, sul ei pea mõelda. Pandid on näiteks teljad. Siis ta ei sõidaks ühtlaselt, siis ta juba taas... No nii, nüüd on juhtunud selline asi, et me lähme avastama, milline on Kreeka ööelu. Seega me lähme otsime üles Kalamata kõige ägedamad baarid. Vaatame, kuidas kreeklased pidutsevad. Ja Kutsu, mis me kolmandaks teeme? Sina ka? Mina olen ka aina autojuht. Teeme ka intervjuuks, et mis te arvate, mis täna hakkab juhtuma, mis on kõige hullem stsenaario? Võib-olla Aleksi juba koju. Ma jään kodust maha, sest ma söön gelatot öösel. Anti, mis on kõige ekstreemsem asi, mis täna võib juhtuda? Joome liiga palju vett. Tervist taas. Me oleme jõudnud siia linna ja ütleme nii, et tore on. Ja nagu näha, siis kõikidel oli lõbus. Haraira. Head aega. Head? Head. Head? Nice. Head? Head aega.
aega. Head aega. Head aega. Head aega. Head aega. See on küll lihtsalt. Osa pane otsa. Oota, Maia, kus sa oled nüüd? Ma olen puu otsa. Okei, lähme auto juurde. Kõige naljakam asi on see, et Maia on veel kaine. See on õige, et sul ei ole vaja alkoholi, et lõbuseda. Anti, kuidas siis eile õhtu läks ja kuidas täna hommik oli? Eile õhtu läks hästi, täna hommik nii hea alguses ei olnud, aga täna praeguseks juba täitsa okei. Selge, tegelikult kõik tahavad... Me ei räägi ja me oleme ainsad, kes varjavad. Ei, ärge näidake kaamerat. Minge ära. Ja lõpuks, Greta, kuidas sina hindad olukorda? Mida mul hinnata on väga hea, rahulik oli eile kodus olla, ei mingit pidu, nii et väga hea oli ärgata. Selge, aga nemad lähevad nüüd jalgpalli vaatama ja meie juba vaatame edasi, mis saab. Ühesõnaga, kõigil on täielikud padjanäod peas. Kõik tahavad puhata, aga mina olen teid toonud hoopis seiklusele. Nimelt me oleme siin ühes väga väikses külas, ei keset ei kuskit. Siin on ainult farmerid ja kohalikud. Kõigil on lõunad söömata, kell on juba 3:30 saamas, nii et lähme proovime midagi sealt süüa leida. Kreekas üldse minu meelest on täiesti crazy, kuidas pühapäeviti on kõik poed kinni. Kõige suuremad mingi Alfa, Viitad, Lidlid on ju. Igal juhul crazy, kus peale paari veini võib tšik nii palju muutuda, et kasu pole meigist. Nice. Siin peakski nüüd olema mingisugune bakery. Vaatame, kas Maia lööb silm särama. Maia, mis tundeid sind valdab? Mihkel lubas, et ma saan süüa siit. Õnneks me leidsime ühe väikse minimarketi, seega saime kiirelt lõuna ära süüa ning minnagi sinna kohta, kuhu ma kõiki tõin. No nii, meie oleme tulnud nüüd siia. Esiteks, see kõik näeb siin väga lahe välja, väga ürgne, need puud, see nagu org. Aga siin peaks kohe jõudma varsti ühe waterfalli juurde, ehk siis kose juurde. See on väga naljakas näha sellist kohta Kreekas. Kreekas, kus tavaliselt on kuiv ja puid üldse on vähe, et siin on massiivsed puud. Seda orgu, siin on nagu puud on mega kõrged ja ma olen praegu peaaegu nende puude kõrgusel. See org on nii sügav ja see on mingi kaljude ja kõikide puude eest varjatud nagu paradiis. See on nii lahe. See on nii maagiline, kuidas lihtsalt täiesti suvaliselt kohas on selline nagu oaas. Ja kuidas loodus on siin nii lopsakas tänu sellele veele ja just nii lahe lihtsalt. See on täpselt selline koht, kus sul natuke nagu tekib aukartus. Sellepärast, et see lihtsalt loodus siin on tohutu võimas. Siin on nagu suurte kaljudega ümbritsetud veevulin, mingi lihtsalt tunned seda nagu looduse jõudu. Ja
see teeb seest väga võimsa tundega endale. Samuti see koht on nagu täiesti in the middle of nowhere. Me sõitsime siit mööda ja siis Maia nägi mingit silti, oli nagu, vaata mingi waterfall. Pidasin kohe auto kinni, vaatasin Google Mapsi ja olin nagu, vau, seal on vist mingi väike waterfall. Lähme vaatame. See, mis siin päriselt siis lõpuks oli ikka kõvasti ägedam. Ja lähme nüüd otsime siin Kreekast järgmisi džemme. Siin just tee peal oli üks siukene, ma vaatasin, et on nagu väiksed siuksed marjad nagu kirsid, aga oranžid. Ja siis ma läksin, võtsin ühe ja see on nagu reaalselt mini mandariin. Seal olid mingid olid rohelised, mingid olid oranžid, seega see ei ole see, et nad on lihtsalt nagu pole veel valmis. Nii et proovime, kuidas see on. Mida? Nii apu. Vahepeal see on mingid huvitavad nagu viljad on ju ja neid kõiki tahaks proovida ju. Ja nüüd ma tean, et väiksed apelsinid ja mandariinid ei ole okei süüa. Vlog, me oleme nüüd siin oma selles linnas, kuhu me saame 2 päevaks endale Airbnb, sest et Maia on seiklemisest väsinud ja ta tahab resortpuhkust. Tahab järgmised 2 päeva veeta ainult rannas, liiva peal, vaadates taevasse, süües pagoral, mis kõike maitsvad. Me käime Methooni kindluse juures ja seikleme ühes megalahedas rannas. Ning üleüldse me teeme väga lahedaid asju. Kas see või olla see või? Hello, Maia, Airbnb. Yeah, 3 persons. Yes. Oh, this is your key. Here is the bedrooms. For hot water. Yes. Ta tegi vihkel, tood auto siia. Mul on 2 voodit. Teil on ainult üks. Mul on kukk. It's a very nice room. Kus Tomi tähe. Nii, me oleme nüüd selle silla peal. Kindlus jääb siia poole ja et sellest kindluse ukse juurde saada, sa pead minema üle selliselt sillalt. Kus all arvatavasti oli meri. Ja siis siin me nüüd näeme, et sealt kindluselt sai meid lüüa ja siis sealt oli niisugune eraldi ala, mis minu meelest oligi, kust väga hästi saigi siin silla peal olejaid rünnata. Aga üldiselt eeldaks, et siin on ikkagi mingi natuke rohkem niisuguseid torne ja kaitset. Seega lähme vaatame, kas seal sees on natukene parem kaitse. Jõudes siit nüüd mööda silda siia esimesse koridori ma näen, et siin on jälle huvitavad viisid, kuidas ennast kaitsta. Et nii-öelda sa tuled on just sealt, saad sealt läbi, tuled juba sisse, aga siis oled sellises vahekoridoris. Ja vaadake, siin on järgmine müür. Ja nüüd, kui sa oled selle ja nende 2 seina vahel ja hakkad siin seda ust lammutama, siis sa oled väga vulnerable, sa oled väga haavatav. Et siit samast nagu ülevalt, ma arvan, juba inimesed saavad visata kive alla ja kõike muud. Aga lähme vaatame, mis nii hästi kaitstud kindlus siis endast kujutab. Minu arust on täiega lahe, et siin on nagu mingi megalt sõdu peetud ja nagu me teame juba, mis nagu tulemus oli, et Kreeka on iseseisev riik, eks ole, et mingi pärslased ega türklased ei ole valutanud seda ära ja nad said hakkama, et need on aru saada, et need kindlused tegid oma tööd hästi. Ja siin on nüüd näha, et selles vaos oli vanasti arvatavasti see gate ja noh, ma arvan, et siit tuligi see üles. Ei, sest et see on täpselt siuke vahevaat, et see saab siit üles tõsta ja siis saab ka alla. Ja näed, seal täpselt samamoodi on siukene nagu vahe sees. Ja siis samas vaata, see vahe on ka siin pool. Seega, kui vaenlane on siin, tahab nagu tahab sisse saada, siis sealt ülevalt mehed saavad siia kive alla visata. Ehk siis jällegi just tundub siuke huvitav lahendus kaitseks.
mis on tegelikult päris hea. Ja järgmine geniaalne asi, mis minu meelest selle kindluse juures on see, et see on ümbritsetud selliste nagu kividega. Seega siia suure laevaga niimoodi ligidale saada on väga raske, sest sa arvatavasti jääd nende kivide sekka kinni. Ja see andis veel võimalusi nendele kindluse elanikel siin vaenlast maha lüüa. Sellel suurel kindlusel on veel huvitav asi, et vaadake, siin on see peamine entrance, kus tuled sisse, aga siin kõrval on veel üks ja siin oli ilmselt veel üks teine. Seega, kui vaenlane sai siit peauksest sisse, siis ta pidi veel sellest uksest ja sellest läbi saama, aga samal ajal ülevalt siit said kõik teda lasta, mis tundub minu meelest väga geniaalne, sest mina see vaenlane siin ruumis küll olla ei taha. Ma olen nüüd siin selles otsas ükses nagu kindluses justkui. Mul on endal siuke tunne, et see on siuke tõrjetorn, sest kui tavaliselt kindlustes on siuksed peenikesed avad, kus lastakse vibudega, siis siin on nagu siuksed nagu suuremad. Et ma arvan, et nendesse kõikidesse läksid nagu kahurid, vaata, seal üleval pool ka. Ja siis kahuritega sai laevu maha lasta, enne kui nad siia selle kindluse juurde siis jõudsid. Jässas. Horiste. Volta kylmys. Enää me kaalo mavraps mikä tio pukatsalla krema. Pukatsalla krema. Kristo, poli. Parakalo. Mamaka. Polio rea horiatiki. Teko. Oppa. Afto lemoni. Juicy. Che apparato ne piroccosso con moio. Ora. Me calo lemoni. Afto mikrobilemoni. Ora giussa. Ora giussa. Eto verkko. Oppa, juussa. Malaka. Nii, nüüd me tutvustame Aleksile imelist Kreeka magustoitu, mis on eriti populaarne Põhja-Kreekas ja siin Lõuna-Kreekas oleme ka teda kohanud. Pukatsala krema. See on siis nüüd mingisugune traditsiooniline Kreeka magustata. Ta on jah suhtelist traditsiooni, see on selline, mida me olen viimased nagu 10 aastat söönud, kui me Kreekas oleme käinud. Kuidas ma vaatan ka? Ohoo, see on nagu õunakoop veits. Noh, tundub mega hea. Kreemine, suhkrune, mõnusalt leiereid. Mulle meeldib, et see on lehttaignast tehtud. Seega ta on õhuline, kaneeline ja nagu näha, siis seda kreemi on siin ikka paksult vahel, see ei ole nagu mingisugune väike kreem siin. Ja minu see kaneel siin peal on eriti hea. See, et ta ongi nagu selline mega magus ja kaneeline, ta on purune. Ta ei ole liiga magus. Ta on saptel, ta on maitsekas, ta on täpselt selle vahepeal. Magustoitude skaalal 1-10, kui hea on? Mina annan sellele 7,6 julgelt. Mis su 10 magustoit on? Šokolaadifondant. Nii, põhimõtteliselt kui Kreekas olla, siis tuleb kellesi maitsega sellist kanget alkoholi nagu uuso. Ja kes muu seda maitseb kui mitte Aleks? Ja siis sa ei ole maitsud enne varem. Aga siin on meil jää ja siin on meil vesi ja vaadake, see on läbipaistav ja see on läbipaistav. Aga vaadake, mis juhtub nüüd. See muutub piimjaks. Veits on isegi hea. Jah. See on mingi keemiline lehend või? Tegid mingit trikki, jah? Jah, see oligi uuso ja vesi. Veits nagu mingi kraanikausi vesi nepedile nagu. Aga maitse ja kuidas see kirjeldaksid? Miks see lõhnab nagu lagrits? Jah, see on aniisiviin. Kõik Kreeka vanamehed joovad seda, kui sa tahad olla nii õnnelik nagu Kreeka vanamees, siis jood uusot.
kuidas kirjeldaksid? ütleks, et ei olnud isegi nii hull, kui ma arvasin. Vot, need ongi nagu nii. Üldse kui köharohi, eks ole? Jah, nagu ta hea ei ole. Ta on nagu köharohi, jah. Kell on saanud 11, kätte on jõudnud meil check-out, oleme siia enamus asjad juba kaubikusse sisse pannud ja see puhkus siin väikses külakeses on olnud väga mõnus. Ja nüüd ongi aeg jälle minna kaubikuga teele. Edasi me seiklesime kaljude vahele ühe tõeliselt idüllilise ranna juurde, nagu see oli reaalselt midagi otse unenägudest. Nii, tere tulemast tagasi vlog. Põhimõtteliselt me tulime siia ühte väga kaunisse oaasilikku randa ning me just tegelikult käisime ujumas ära, aga mõnus oli, puhkasime, võtsime päikest, siin on väga tuulevaikne ja chill. Ja nüüd ma tõin mandariine, et me saaks neid süüa. Tere, Alex. Joo. Mis sa teed? Istun telefonis. Tulime siia ilusale rannale. Kahe kaljuseina vahel, siuke mõnus laguun, võiks juba täitsa öelda. Ja ütleme nii, et kui sa kõrbes kõnniksid ja sellise koha leiaksid, siis sa oleksid kindla peale maailma kõige õnnelikum inimene. Edasi me tegime Aleksiga rannas saltosid ja kuigi see oli äge, siis ujumine oli veel ägedam. Kahjuks ujumist me lihtsalt ei filminud, aga nagu uskuge mind, see oli üliäge. Skibidi toilet. Ma ei tea, mis siit sünnib, aga mul oli isu mingi vorsti, läätse, tomati supi järgi ja see siit tulebki. Ja siin on siis vaade merele ja siin on skibidi toilet. Nüüd, hommik on olnud ilus, lainites on hullatud, tööd on tehtud ja nüüd me sõidame koskede juurde ja sinna minev matk on päris ohtlik. Ära ütle! Ei no, mina julgen edasi minna ühest kohast, sest ma kardan kõrgust hästi tugevalt. Ehk siis täna vaatame, kas ma seekord julgen minna, aga kui YouTuberitel kisuvad asjad natuke ohtlikuks, siis tuleb ju ikka kaamera välja võtta. Ja kui teid, kuulge, mul on tegelikult päris tähtis asi öelda. Seal on väga mitmetes kohtades väga libedad kivid. Ehk siis ma palun, lubage mulle, et te olete hästi ettevaatlikud, sest te olete sellised, kes hüppavad kaljudelt alla ja nagu, suva, mis ettevaatlikus ikka. Aga noh, päriselt ka. Jah, ära muretse, me teeme ainult 2-kordset saltot. Enne kui me sõitma asusime, siis kui sa sõitma hakkad, siis on vaja paar asja üle kontrollida. Ma ei tea, kas sahtlid on kinni, aknad on kinni, kas kõik on hästi. Siis ma ütlesin Miklile, kontrolli asjad üle, et kõik on olemas, et kui sa sõitma hakkad. Ja Mikkel, kõik ok, aknad kinni. Sa ütlesid, aknad kinni, ma ütlesin, et kontrolli kõik asjad üle. Ja siis ootad, me hakkasime sõitma. Ja olgu, sa kontrollisid aknaid, aga tõesti, sahtel oli lahti, külmkapp oli lahti ja ka aken oli lahti. Ehk siis sa isegi kontrollid aknaid õigesti. Ta oli enam-vähem kinni. Ja kõik oli nagu enam-vähem kinni. Ja tegelikult mulle lihtsalt ei meeldi, kuidas sa käsutad. Ma käsutan, sa ise ei mõtle selle peale. Võib-olla peaks asju ise tegema. Ise mõtlema, et teeks. Aga tegelikult meil on tulemas väga vahva retk. Yes, let's go, ole vait. Reality vlog. Siit algab Rannamaja järgmine episood. Tegelikult on palju parem, kui Alex filmib meid, sest kui sa ise filmid, vaata, siis sa nagu räägid headest asjadest. Aga kui keegi teine filmib, siis saad nagu realityt näha, on ju. Siis on nagu chill. Ja siis on Sandril ja neil ka palju huvitavam. Monteerides. Oleme õnnelik kappel. See võib olla isegi mürgine või? Need väiksed on tavaliselt. Aga ta on vähemalt äge. Nägite täiesti useless uss oli. Ta lihtsalt vingerdas koha peal. Iga
iga Predator oleks ta juba ammu ära söönud. Ma siis proovin Mihkli nõuandel ühe oliivi puu otsast võtta. Need ei ole need, mis on juba valmis tehtud, nii et ma arvan, et need ei ole kõige paremad. Miks see nii kibe on? Kui kibe see on. See oli küll sitt kogemus, rais. Mul oli esimest korda reaalselt sama kogemus. Kui rõve see oli. Kõik läks alguses nii lõbusalt, järgisime lihtsalt Maiat, sest ta rääkis, et ta on selle kose juures varem käinud. Kuid järgides tema juhiseid, tundus, et tal pole tegelikult õrna aimugi, kus me oleme. Ma ei usu, et siit läheb, ma ei tea. Ma tulin siia poole, aga ma ei tea, kuidas. Liigume siit nagu kaugemale. Ma arvan, et kosk on ikka nagu allpool. Okei, aga lähme tagasi siis veits pool. Ma ei tea. Kosk on täpselt siin all. Kas sa näed või? Sinna on korralikult, ta on nagu suht madalal ja me oleme suht kõrgel. Ta ongi siin uru sees. Ma arvan ka, et me peaks ikka allapoole minema. Siin läheb olla. Leidsime raja üles. Miks oleks palju sul? Loodus on temaga juba teinud 1-0, tal jäid riided igale poole, siin on kõik on okastega ja noh, ega ei saa. On lihtsalt kergem. Ja no eks paljas olemine annab sükest manki energiat ka, et eks ta proovis siin üle puude minna ja värki, aga ei saa, peab ikka läbi võsa minema. Appi! Alibiiser! Kuulge, me ei ole õiges kohas tulnud, kuulge poisid. Lähme üles tagasi. Siin on rada alla. Maia ütles sama asja umbes 5 minutit tagasi, kui me siit proovisime alla minna. Ja sama asja 10 minutit tagasi ja nüüd ta karjub. Nii et... Meil varemat varianti ei ole, Mihkel. Oota, me ei tea, kas see on ikka õige koht. Oh my god, see on üks ägedamaid seiklusi minu meelest. Minu meelest, mida raskem on asi, mida raskem on grupi koos struggle, seda lahedam on lõpuks trip. Ja sellepärast, jah, ma jälle karjus, aga sellepärast kuskil resortis lihtsalt rannal lebotada või kuskil baaris lihtsalt õlli libistada ei ole tavaliselt üldse nii head mälestused, kui tehes midagi vastikut, hirmsat. Aga kurat, kuidas ma nüüd ise kaameraga alla saan? See tee on see, mida ma otsisin ennem. Siin suurel teel ma mäletan, et oli üks hästi pisike ja peidetud tee. Aga enam meil eest üles. See oli peidetud. Tihti suhtes Maiaga tunnen üsna sarnast tunnet, kui ta juhisid annab, et kuidas käituda. Sa võid täpselt tema juhist järgi käituda, aga ikkagi sa õigesti ei käitu, sest et juhised olid nagu seal ennem võsas. Siit ongi käid rada. Jah, ma tõesti siit on rada. Oh my god! This is the funniest experience. Aga siin me õpime tundma inimesi ja aktsepteerima neid nii, nagu nad on. Maia, ma väga armastan sind. Kuhu neid kajatab, kui on mõtet sinna? See on üks kõige ilusamaid kohti, kus ma elus käinud olen. See on mega maagiline. Ja ma armastan. Alles läheb lahedamaks. Maia ütleb, et alles läheb lahedamaks. Aga oh my god, ma armastan vihmaga sellist asja tegemist. See on nagu ainuke kurva asi on, et kaamera saab märjaks. See on nii ilus. Nagu sellist asja mingi 30 kraadiga teha nagu jaa, nagu äge. Aga sellise vihmaga, see on nagu päris eluline. Tavai, aga lähme vaatame, kuhu see edasi viib. Ja lisaks sellele, et see koht on maagiline, siin oli ka rope swing, kus ma tahaks
kohe ennast paljaks võtta ja hüpata, aga praegu tiimi otsuse tõttu liigume edasi, sest et vaatame kõigepealt need kõige ägedamad kohad ära ja siis tagasi tulles saame need kõik läbi proovida. Siin on väikselt rabipois. See rada, kus sa lähed, on siit kaljude pealt ja libe on. Ma ei tea, kas ma lähen sealt. Ma pole kindel, sest see on nagu mega. Ja sa kukud sealt, vaatagi alla. Kuigi Maia ei julgenud edasi minna, siis me Aleksiga olime nii elevil, et mingi libekalju meid ei peatanud. Seega ronisime mööda nööre edasi ning jõudsime sellise imelise järve juurde. Ja tolles momendis ma olin ülimalt õnnelik, sest see koht oli imeilus. Me ronisime kalju otsa, mõnus kosk vuhises meie kõrval ja me hüppasime vette. See oli hullult lõbus. Oi, kui külm see oli. See nagu vee sinisus ilmselt muudab selle veel külmemaks, nagu ma ei tea, mis toimub. Ei tea, see oli sikne. See oli väga sikne. See oli bänger. Vaat sellest vaiksest retkest, kuhu me Maia ja Aleks mõtlesid, et võib-olla pole mõtet tulla, sai minu sellele Kreeka reisi üks core memoreid. See on nagu reaalselt, see terve koht on nagu 100% nagu minu vibe. Nagu see vesi, need kosed, see rohelus, võimsad mäed siin ümber, kohatust vette hüpata, swingida, mingi 2 krabi nägime ja veel seda teha väga hea sõbra Aleksi ja Maiaga. Me olime väga-väga lähedal mitu korda, et siia mitte tulla. Ükskord me juba sõitsime siit mööda, teine kord oleks peaaegu sama teinud. Me mõtlesime, et lähme kiiresti Kalamatasse ja siis me täna tulime, aga me peaaegu ei oleks tulnud, sest me ei leidnud teed üles. Vihma hakkas sadama ja 100 muud põhjust, miks mitte seda teha. Aga mul on nii hea meel, et me tulime. Siin näete urbaanilist metslast pildistamas tüdrukuid. Ootaks, et nad on väga salakavalad. Tuleb vaadata alguses kaugemalt ja nad tavaliselt jahivad oma saaki. Teevad tüdrukud pildi ja siis vaadake, need niplid on tavaliselt üsna tugevad. Need on sellised... Wow! Ja lehed peitasid! Terve see nädal, kus me kolmekesi Peloponnose poolsaart avastasime, oli ülimalt äge. Kuid siit edasi otsustas Aleks võtta endale 2 piletit Itaaliasse. Seega meie Maia-Liisiga läksime oma viimasele seiklusele kahekesi. Ja ma võin teile öelda, et see oli üks unikaalsemaid kogemusi siin reisil. No nii, meil on täna viimane päev Kreekas ja viimane õhtu Kreekas. Minu meelest see reis on olnud üks mägest täis reis. Väga kurviline. Nii palju segadust. Nii palju segadust, mis videotes pole jõudnud. Absoluutselt. Sest videotes ikkagi ju näitad selliseid häid aegu ja nagu, isegi reis on olnud nagu imeline. Sa ei teadnud, mingid raskeid aegu reisil pole. Kas see on nüüd see hetk, kus nagu kõiki seda videot vaatad on nagu, mis rasked ajad, ma just vaatasin toredat Kreekas fondimist. No, kui rasketest aegadest rääkida, siis to fill you guys in, siis meil Maiaga oli palju selliseid väga raskeid momendid isegi, kus me peaaegu mõtlesime, et äkki teeks pausi suhtest. Ja see ongi nagu täiesti okei, et sellised nagu hetked tulevad suhtes ja ütleme nii, et me oleme alles 20, me oleme nagu lapsed põhimõtteliselt, kes proovivad nagu, ma ei tea, suuri inimesi mängida. Praegu, kui seda vaadad, sa arvad, siis on vana uudis, aga meie jaoks tuli just Samil uus album välja ja see on üks imeline album. Nagu me kuulasime selle just 2 korda läbi ja täpselt, nagu väga ilus. Kena, väga kena. Head töö. Tõesti. Aga me lähme koristame kakat. Sina? Sa tuled filmid? Jah. Välja heited.
me nüüd jõudsime siia mingisse täiesti suvalisse mägikülla ja siin on mega külm, nagu siin on reaalselt nagu mingi paar kraadi. Aga põhimõtteliselt seal tundub olevat üks minimarket. Ehk siis lähme vaatame, kas me saame hommikuks endale süüa, sest meil ei ole väga midagi süüa. Ja mega külm on. Mega külm on siin. See on väga veider koht, kus me oleme tulnud. Väga Where are you from? Apatin Estonia. Estonia? Nee, Estonia. Welcome to Greece. Istanbuli. Stay here at the city. Okay. No problem. Going to Lake Doha. The Doxa. Doxa, yes. Oi, πολλά. 10 kilomeetrit. Täiesti autentne selline Kreeka väikse külakese minimarket. Selle küla nimi on Mati ja täiesti in the middle of nowhere. Nagu koht, kus mitte keegi ei elaks, aga näete, elu käis, inimesed rääksid juttu. Siin on mega külm. Ma ei saa aru, kuidas me saame selles kämperis täna magada. Õnneks seal küte, aga me saime ilusa saia, mida me saame hommikul süüa ja õhtul süüa. Ja siin reaalselt auto ütles, et vahepeal mägedes, et mägedes siin oli 0 kraadi Kreekas. Nagu seal mereligidal oli 20 vahepeal ülisoe. Siin on nagu freezing. Vaadake. 0 kraadi. Ime, et siin lund ei saja. Ja just me olime nagu rannas. Pöörame ringi, hakkame Lake Doxa poole liikuma edasi. Minu arust kõige naljakam on see, et ma mõtlesin, et homme lähen sinna hommikul ujuma, aga 0 kraadi. No okei, tallis uklus, päris tallis uklus. Proovime nüüd ära selle saia, mis me sealt täitsa nagu mõndsime. Sellises väikses mägikülakases nagu jällegi see, et sa oskad nagu paari kreekakeelset sõna on nii hädavajalik. Aga ülisõbralikud, nagu väga armsad. Et see mees kohe tuli rääkima, kus te pärit olete ja... Kui me lähme ja värki ja... Väga lahe kogemus oli see. Väga nunnu. Oleme jõudnud nüüd siia selle Lake Doxa juurde ja me oleme ühel siuksel nagu väiksel poolsaarel, mis viib siia järve keskele poole. Ja siin ümbruses on igasuguseid loomahääli. Päris palju koera omasid, siis mingid veel ja siis mingi siuke. Ja siis me veel ööbime ühe kiriku kõrval. Päris keeri. Siit tuleb sooja õhku. Siit tuleb sooja õhku. Siit tuleb sooja õhku. Kui te küsite, mis asi see on? Põhimõtteliselt see on selline asi, mis mõõdab, et kas õhus on, ma ei tea, gaasi või vingu või selline andur. Aga miks ta ka kämperites väga oluline on see, et kuskil Hispaanias ja Itaalias on, ma ei tea, et see ei ole just otseselt mega tavaline, aga juhtus selliseid hetki, kus lastakse kämperitesse unegaasi, siis varastatakse kämperid ära. See on ka siis unegaasiandur. Siis kui ma sain teada, siis see oli täielik nagu uus hirm mul unlockitud. Aga muidu oleme igalt poolt sellised katted ette. Siit ka. Ja siit ja siit. Siis tekitame siia sellise väikese, mitte päris sauna, aga sellise sooja ruumi, kus on mõnus magada. Me veel tegime pisikesse söömise. Ma sõin läätsesuppi nagu alati ja Mihkel sõi tuunikala ja nuudleid. Ning nüüd me läheme varsti magama. Öö on minu jaoks natuke hirmutav, sellepärast, et kuigi meil on küte sees ja värki, siis äkki meil saab elekter otsa ja küte enam ei tööta. Ja võib-olla äkki meil saab nagu, elekter otsa küte ei tööta ja siis läheb nii külmaks, sest õues on nagu mingi -kraadi öösel. Eks näis. Viimane õhtu väga huvitav.
no tere hommikust! Vaadake, kui kaunis vaade, siin on järve peal selline mõnus udu, täiega külm on, aga päike on soe. Meil on siin kirik, nagu te näete, ning me oleme siin sellise poolsaare peal, ehk siis nagu te näete, siin on järv, kui ka seal. Issand, kui ilus loodus! Ja me tulime seda rada pidi siit ja vaadake neid mägesid. Sõrmedel hakkab külm. Tere hommikust ka minu poolt väiksed droonikaadrid tehtud ja meie siin pikalt mõlutama ei hakka. Ilm on küll mega ilus, kõik on mega ilus, nagu võiks täitsa ujuma minna, aga 0 kraadi on. Aga meil on siit Ateenasse 2,5 tundi Mapsi järgi selle bussiga ja neid teid arvestades arvatavasti siuke 3,5 tundi. Ei ole 3 kokku. No vaatame, oleneb kumb sõidab. Hommikusöögis tegime kiire võiku, sööme siin kõiki nagu toiduskrappe ära, et preppida Eestisse minekuks. Roadtripime ja naudime neid viimaseid imelisi mägivaateid. Teate, mis ma just märkasin või? Nagu see ei ole normaalne. Vaadake seda. What are those? Ma ei viitsid panna tosse jalga, aga sokkidega on mõnus soe. Suksu. Viis meid igalt poolt, kraavidest igalt poolt. Mitte, et me kraavi oleks sattunud, aga viis meid igalt poolt välja. Vahepeal hetkes on raske mõista, kui äge elu on, aga tagantjärgi on kõik minevik tundub vahva. Nii tõusud kui mõõnad. Jaa, mul on ka nii meelt, saab mul olemas. Ma võin öelda, et aasta ajaga sellisteks on nagu see on juhtunud päris kiiresti. Enne me elasime telgis, nüüd meil oli juba nagu kaasaskantav majake. Järgmine sügis läheme juba jahiga. Purjekaga. Purjekaga. Oh my god. Kuulge, pange subscribe ja näeme juba tulevikus. Ciao!